Kas meil on nüüd Elina ja tema suur kaaskond kuskil nurga taga ootamas, et me nähtavasti saame ka siit poolt proovida seda esitlust ekraanile tõmmata või sa proovid ise? Tere Heidi, ma korraks proovin ise, aga meid on siin tegelikult rohkem ka, ma just vaatan, et meie muusikaõpetaja Anna-Liisa on siin, kunstiõpetaja Annika, juhatuse liige Kristiina ja ma arvan, et Triina on ka tulemas iga hetk. Nii et meid on üsna mitmeid Londoni Eesti koolist, aga ma kohe proovin seda ekraani jagada, vaatame, kas saan hakkama. Meie kool asutati 14 aastat tagasi, 2009. aastal, nii et see kooliaasta on meil 14. Kas te kuulete mind? Hallo? On kuulda? Ja. On kuulda. Ja meil on koolis on mängurühm ja seal on nimekirjas 20 last ja meil on veel 3 klassi ka. Ja seal käib kohal umbes 30 last, aga tegelikult on nimekirjas kuskil 40 lastega kõigis alati kohal käia. Meil on suured transpordiprobleemid praegu Londonis, metroo tihti ei tööta ja nii edasi. Ja siis meil on 3 klassi ja meil õpitakse eesti keelt, muusikat, kunsti ja käsitööd. Ja meil on koolil on 4 õpetajat ja 6 juhatuse liiget. Ja koolipäevad toimuvad 2 korda kuus laupäeviti ja need toimuvad Notting Hilli linnajaos. Nii me võime järgmise pildi juurde liikuda. Ja sel suvel, need on pildid, mis kui me käisime eelmisel suvel, meie kool kolis. Meil kolis Chisicus, kolis Notting Hilli. Ja siis me käisime kooli ruum otsimas ja ühe pildi peal ongi Esta, kes on üks kooli lastevanematest, kui me käisime selle uue kooli ruumidega tutvumas. Nii et siin on näha uue kooli ruume. Ja me kolisime sellepärast, et me olime enne äärelinnas ja siin on näha see suurem 2-korruseline on all on meil muusikaruumid ja üleval, kus trepp üles läheb, seal on meie kunstiruum. Ja see väike aed, mis seal üleval on, see on meie mudilasrühma väike aed ja siis meil on mänguala on ka kooli ees, et see on seal. Aga me kolisime sellepärast, et me olime enne äärelinnas ja Põhja- ja Ida-Londonist oli sinna väga raske saada. Ja nüüd kolisime Notting Hilli, mis on Londoni kesklinnas. Ja üks selle eeliseid on see, et me oleme hästi lähedal nüüd Londoni Eesti majale. Meil on 7 minutit on kõndida, et kõndida kooliruumidest Londoni Eesti majja. Ja me ühildasime, me rääkisime Londoni Eesti kooriga, et Londoni Eesti koori proovid toimuvad samal ajal kui meie koolipäevad suuresti. Nii et lapsevanemad võivad tuua lapsed kooli ja siis ise minna koori laulma ja siis tulla peale proovi tulla lastele järele. Nii et see on, ja need, mis me praegu näeme, need on meie mudilasrühma ruumid. Ja ühtegi last siin praegu ei ole, me tegime need pildid on siis tehtud, kui me käisime alles need suvel need ruume vaatamas. Ja siin on meie 2 ruumi on muusikaklassiruumid ja üleval paremal pool on kunstiklassi pilt. Ja see on spetsiaalne kunstiklass, seal on isegi keraamikaahi, seal on kraanikausid. Nii et selles Annikale me kunstiõpetajale see ruum väga meeldib. Ja loomulikult muusikaruumid on ka väga, et see on esimene pilt on meie esimesest koolipäevast ja Londoni Eesti saatkonna esindaja käis tervitamas meie kooli veret ja tema just peab siin kõnet. Ja siin on samad üritused on pildid meie õpetajatest, Annikast, Anna-Liisast, Piiast ja Dianast. Ja seal paremal pool on Londoni Eesti saatkonna esindaja, kes tõi kõigile lastele kingituseks Eesti lipud. Nii et on need lipud käes. Siin on nüüd pildid mängurühmast. Meil on mängurühmast käivad kuni 4-aastased lapsed ja õpetajad on Piia ja Stella. Piia on siinses Inglise koolisüsteemis algklasside õpetaja, professionaalne õpetaja ja Stella on lastehoidja. Nii et nad mõlemad professionaalselt töötavad lastega. Ja mängurühmas käivad kuni 4-aastased lapsed ja lapsevanemad ka. Ja see on selles suhtes on tore, et sealt kasvab lapsi kooli pea juurde ja lastevanemad saavad ka koos käia ja kogemusi vahetada ja üksteisele toeks olla, mis on väga tähtis. Ja nüüd need on kõik mängurühma pildid siin lastest ja lastevanematest ja ikka veel on mängurühma pildid. Ja veel on mängurühma pilte.
ja see on ka mängurühma pilt ja siin on õpetaja Piia loeb raamatut lastele sügisel, kui ilusad ilmad olid. See on ka mängurühma, need on ka veel mängurühma pildid. Ja veel mängurühma pilte ja see on vist viimane mängurühma pilt, see oli jõulude ajal, kui mängurühma lapsed tegid, mudilased tegid jõulupilte, jõulukaardipilte. Nüüd hakkavad eesti keele tunni pildid pihta. Meil on õpetaja, Diana on eesti keele õpetaja. Tema on siin Montessori koolis õpetaja. Ja siin nüüd tulevad tema klassipildid, eesti keele tundide pildid. Siin on need päris mitmeid. Need toimuvad sellises ruumis, toimub tegelikult aulas. Me rendime ühte sellist aula moodi ruumi ja seal midagi peale ei ole, midagi peale toolide laudade, seal midagi muud ei ole. Ja Diana selle väga meeldib, et ta ei taha, et lapsi oleks asju, mis neid nagu laste tähelepanu endale liiga palju haaraks peale eesti keele. Ja Diana on väga tore õpetaja. Ja siin on näha, meil on erinevad lasterühmad siin, näiteks siin on 3. klassi pildid, siin on 2. klassi pildid ja 3. klassi pildid. See pilt on tehtud eelmisel koolipäeval, üks tüdrukutest kirjutas eestikeelseid sõnu, talle meeldib väga kirjutada. Siin on Kristiina pilt on siin all. Kristiina on juhatuse liige. Kristiina on selles suhtes väga tore, et kui mõni õpetaja on haige või see tulla, kui lapsed on haiged, siis Kristiina on väga tihti õpetajaid asendanud, et ta tihti tuleb meile viimasel hetkel appi ja asendab õpetajaid. Ja suur tänu sulle, Kristiina, selle eest. Ja siin on need on kõik eelmise laupäeva pildid, just tegin need. Nüüd tulevad õpetaja Anna-Liisi muusikatunnid. Anna-Liisa, sa oled ka kuskil seal olemas, et sa võid, kui sa tahad, võid midagi juurde rääkida. Aga need on nüüd Anna-Liisa muusikatunnid. Anna-Liisa on professionaalne laulja ja muusik Londonis. Ja tal on lastega väga-väga hea kontakt. Nüüd meil on väga hea, meil on 2 ruumi, muusikaruumi, kus on väga-väga palju instrumente. Need lapsed saavad kõiki instrumente proovida, trumme, kitarre, klavereid. Et selles suhtes on väga-väga head ruumid võrreldes eelmiste ruumidega, kus viidi muusikatunde välja lihtsalt tavalises klassiruumis ja ühtegi instrumenti seal ei olnud. Et see sobib meile väga palju paremini, need ruumid. Väga vahva on tundi anda selles keskkonnas. Ja sa räägi juurde, need on kõik sinu pildid siin. Ma püüan lastega alati teha väikseid rituaale, natukene liikuda muusikaga. Et teha väikseid võimlemisharjutusi, hääleharjutusi ja siis laulda eestikeelseid laule ja siduda neid sellega, mis toimub sel hetkel aastaringselt ja hästi vahvad lapsed on. Nendega on väga lõbus töötada. Ja see avanemine läbi muusika on alati hästi vahva on seda tunnistada ja seda näha. Anna-Liisaga, kui meil oli jõulupidu, siis Anna-Liisa õpetas kõikidele klassidele õpetas jõululaulu, millega need kõik lapsed esinesid jõulupeol. See oli väga tore. Hästi vahva. Kunstitunnide. Annika, kas sa oled ka kuskil seal olemas? Oled? Ma ei tea, ma nägin enne Annika nimekirja. Annika on meie kunstiõpetaja ja tema on üks kooli asutajaliikmetest ja tema on õpetanud meie lapsi juba 2009. aastast peale. Ja need on sügisel tehtud pildid, kus lapsed ise tõid tammetõusid ja kastanimunasid tundidesse. Ja siis nad tegid igasuguseid huvitavaid, väga eestipäraseid loomakesi ja olevusi ja kunstiteoseid nendest. Et see oli väga-väga tore tund, et nagu näha, meil on väga palju pilte sellest. Aga see oli väga põnev Annika tund. Ta näitas lastele Leonard Lapini kunsti ja siis nad vaatasid seda Leonard Lapini kunstiteost Pere ja kodu ja sellest inspireeritult siis lapsed tegid oma kunstiteoseid. Mis 2 tükki on siin näha ka, aga kõik tegid oma pilte ka. Liigume edasi.
Siin oli sügisel, lapsed tõid kuivanud puulehti toodi klassi kooli ja siis nendest tehti kunsti. Järgmise pildi peal on veel näha, millise kunstiteosed välja lägid lõpuks. Siin on näha, kuidas siis tehti näitus ka, siis lapsevanemad ja teised lapsed võisid näitusele käia pilte vaatamas. Et see oli väga tore päev. See oli mardipäev, lapsed tegid ise mardi maske, kõik lapsed. Need on erinevad klassid, see on kõige esimene, siin all see vasakpoolne pilt on esimese klassi mardi maskid kõik. Aga siin paremal pool on tegelikult näha kui teine klass valmis tegi neid maske. Ja siin on ka, meil võivad vanemad ka abiks käia, kui nad tahavad oma lastele appi tulla, nii et siin oli näha, et üks isa oli oma lapsele abiks. Ja siis sellest võib ka rääkida. Kõik lapsed said 1. septembril kingiks kooli poolt kriidid ja väikesed tahvlid ja Annika on neid oma tundides kasutanud, aga üks kunstitund oli hästi huvitav sellepärast, et ta õpetas lastele numbreid eesti keeles ja arvutamist eesti keeles. Nad joonistasid tahvlite peale ka, siis nad kirjutasid ka numbreid ja õppisid eestikeelseid numbreid. Kõik lapsed ei oska väga hästi eesti keelt, sellepärast, et see oli väga tore tund sellepärast. See oli enne jõule, lapsed tegid kõik jõulupakkepabereid oma kinkide tarvis. Ise disainisid ja tegid. See oli enne sõbrapäeva, kõik lapsed tegid tervislikke magusaid suupisteid tundides ja see oli endale ja oma sõpradele. Ja see ongi enne sõbrapäeva oli tehtud. Siin all sattus üks valepilt küll, see oli tehtud esimesel koolipäeval, sinna tegid neid sõbrapaelu. Ja see oli ka, see oli märtsi alguses. Annika tõi kõrvitsaseemneid kooli ja siis lapsed kõik istutasid kõrvitsaseemneid ja disainisid neid väikese paberkotti, kuhu sisse need kõrvitsaseemned läksid. Ja siin all on juba näha, eelmisel nädalal osa lapsevanemad juba saatsid nende kõrvitsate pilte, mis on juba kasvama läinud. Nii et siin on näha need kõrvitsad, mis on juba paari nädalaga üsna hästi kasvama läinud. Ja need on kõige viimased laupäevased kunstitunni pildid. Annika tõi tibud, oma kodus tõi tibud kooli. Ta elab Londoni piiri peal ja tal on väga suur maja endal, tal on palju loomi ja tal on tibud ka ja ta tõi lastele tibud tundi. Ja siis lapsed joonistasid tibusid ja disainisid tibudele kleite ja riideid ja üks laps tegi vist väikese voodi ka tibule, kus magada sai. Nii et see on eelmise laupäeva kunstitunni pildid. Siin üleval on minu poja, sellest me läksime edasi. Tema tegi, tibule pani trussikud jalga ja prillid ette. Okei. Võime edasi liikuda. Nüüd tulevad sellised üritused, jõulupeost tegime ka pilte, siin on meie jõulupeo pildid. Need toimusid Eesti Majas, oli meil jõulupidu. Ja sinna oli kutsutud kõik Eesti lapsed, Londoni Eesti lapsed, ka need, kes Eesti koolis ei käi. Ja üsna mitmed tulid ka. Mitmed lapsed, kes tavaliselt koolis ei käi, tulid sinna peole ka. Ja meil oli jõuluvana, jõuluvanade lastele kingitusi, need olid, kõik lapsed said erinevad eestikeelsed lasteraamatud jõulukingiks. Ja siin on näha all on üks pilt, kus lapsed esinesid, laulsid, sest et õpetaja Diana õpetas lastele tundides eestikeelseid jõululuuletusi ja siis kõik klassid esinesid jõululuuletustega ja Anna-Liis õpetas laula, nii et kõikidel lapsed esinesid ja siis me käis tervitamas ka Eesti saatkonna esindaja Inga, kes tõi lastele Eesti komme. Siin kotis on need Eesti kommid ja siin on näha, kuidas üks laps just esineb jõuluvanale. Ja pärast toimusid laulud ja tantsud ja Anna-Liisa vedas neid laule ja tantse pärast kõigile. Ja siin on nüüd vahetundide pilte, sest meil on selline tore mänguala seal. Et seal saavad lapsed ronida vahetundide ajal, siis meil on 3 tundi ja 2 vahetundi nende vahel. Et see on üks vahetunni pilt. Ja siis seal on jalgpallistav ja jalgpalliväljak, et lastele meeldib jalgpalli mängida nagu näha. Vahetundide vahel, mõned lapsed tahavad väga sellepärast kooli tulla, saaksid vahepeal jalgpalli mängida, aga saab ka jalgrattaga sõita.
ja lauajalgpalli mängida. Sügisel käis meil külas Redno Rannuse improteater ja siis septembris toimus Redno Rannuse õpituba, mis oli väga populaarne ka. Ja kõik lapsed olid koos ja see oli väga tore. See oli kõigile lastele ja lastevanematele ja õpetajatele. Nii et siin on paar pilti on sellest õpitoast. Ja see viimane pilt on, meil kool teeb koostööd kakskeelsuse eksperdi Soela Pietkaniniga. Tema on soomlane ja temaga tutvusime niimoodi, et ta on aidanud hästi palju Londoni Soome kooli ja nendele lastevanematele ja juhatuse liikmetel palju abiks käinud. Ja siis me kutsusime ta ka endale appi. Ja alguses tundus küll, et sellest koostööst tuli midagi välja, sest ta on väga professionaal ja tema tunnitasu on väga kallis ja me ütlesime, et me kahjuks ei saa seda endale lubada. Aga kuna ta oli juba meie kooli nagu uurinud ja talle nagu meeldis, mis me teeme, ta ütles, et ta tuleb sel aastal meile tasuta appi, kuna me talle väga meeldime. Nii et meil juba toimus üks kohtumine lastevanematel Soilega. 22. aprillil toimub meil suurem õpituba temaga, mis toimub Eesti Majas, kuhu on kutsutud kõik lapsevanemad, ka need lapsevanemad, kelle lapsed tavaliselt Eesti koolis ei käi. Et see on selline lahtine üritus. Me kutsume eestlasi Londonist ja kaugemalt sellele õpitoale. Ja see ongi mõeldud õpetajatele ja juhatuse liikmetele ja lastevanematele. Ja see on kuidas õpetada kakskeelseid lapsi. Ja see esimene väiksem kohtumine toimus jaanuaris ja järgmine toimub nüüd aprillikuus. Kas on veel pilte või oligi viimane pilt? See vist oli kõige viimane. Ja rohkem mul ei lähe see edasi. Jah, see oli vist viimane pilt. Ja kas küsimusi on? Ma arvan, et või kas teiste koolide esindajatel küsimusi on? Näed, Annika on ka kohal. Tere, Annika. Tšau. Tšau, Anna-Liisa. Et äkki on kellelgi, näiteks meie kooli õpetajatel midagi juurde öelda, äkki see läks väga kiiresti ja ma ei jõudnud võib-olla kõike rääkida. Annika, kas taha midagi lisada? Ei taha, okei. Ei ole kuulda. Mina küsin, mina olen Saksamaalt koduõpetaja. See, kui te käite 2 korda kuus koos, kui palju te peate seda inglise keelt seal kasutama või kuidas te olete selle lahendanud sellepärast, et see tõlkimine ja see võtab ikkagi üsna palju aega, et see aeg on limiteeritud. Aitäh. Mina ütlen hästi ruttu, mina käin tihti tundides, need on kõik minu fotod, mina olen juhatuse liige, mina õpetaja ei ole, ma käin lihtsalt tunde õpetajate abiks ja minu meelest õpetajad räägivad eesti keeles, väga vähe räägitakse inglise keeles. Kui on vaja, siis tõlgitakse, aga tunnid viiakse ikkagi eesti keeles läbi. Aga muidugi Annika ja Anna-Liisa, kes on õpetaja, võivad sellest rohkem rääkida. Tahad rääkida? Ma viin tunde läbi eesti keeles ja näiteks teine klass on väga lihtne, et nendega on väga lihtne. Mingeid sõnu peab võib-olla seletama pikemalt, aga üldjuhul nende eesti keele oskus on väga hea. Esimeses klassis mul on paar last, kes saavad aru eesti keeles, aga vastavad inglise keeles. Ja siis ma püüan neile kui nad midagi inglise keeles ütlevad, siis ma seletan selle lahti neile eesti keeles ja ikkagi püüan alati tundi läbi viia, mitte püüa, vaid mingi läbi tunni eesti keeles. Lisaks saab muusikaga ka nii palju ära öeldud ja ära tehtud, et see on väga-väga abistav vahend, kuidas keelt lastele lähedasemaks muuta. Aitäh. Annika, kas sa tahad ka midagi ütelda? Ma arvan, et sul on see, mis ta on, sul on vaikne see. Heidi, äkki sa oskad, Annika? No nüüd said. Mikrofon on sees. Ja. Nüüd on jälle mikrofon väljas. Pane mikrofon sisse. Et me ikka proovime eesti keeles läbi viia tunde ja siis ma juba tean, et ma näen pilkudest ära, et kui keegi ei saanud õieti aru, siis ma lähen individuaalselt selle lapse juurde ja teen nagu üks-ühele selgitan inglise keeles.
ja seda ma proovin mõnikord teha vaiksemalt isegi, nii et teised lapsed ei toetu selle peale, et nad ka saavad ingliskeelset seda tuge. Nii et enamus lastest ikka eesti keeles teevad kõik. Aitäh. Kristiina, kas sa tahad ka midagi ütelda? Ei Mina taha. tahaks Saksamaa poolelt veel küsida. Ja. Tervitused Kölni Eesti koolist. Kõigepealt teie ruumid teevad ju kadedaks, nii fantastilised. Tuleks ise õpetama, kui tee ei oleks nii pikk. Uudishimust lihtsalt küsin nende muusikainstrumentide kasutamine. Kas see on teil nagu üürilepingus sees või peate eraldi kindlustust maksma? Summad mind ei huvita lihtsalt. Kas te võite neid kasutada või on mingi eraldi leping? Ei ole eraldi lepingut, me lihtsalt üürime seda muusikaruumi ja me oleme instrumente kasutanud ja meil pole probleemi tekkinud. Väga tore, väga fantastiline muusikaõpetaja jaoks muidugi. Ja teine küsimus on 2x6. Väga huvitav, et te jõuate ja jaksate nii palju teha ja käia oma isiklikust ajast. Kuidas lapsevanemad on? Kas on nii, et iga laps tuleb 2x6 või valib, et ühed tulevad ühel nädalavahetusel ja teised lapsed teisel? Ma lihtsalt ütlen juurde, suurem osa käivad ikka alati kohal, aga meil ei ole ainult Londonis, meil tulevad tegelikult inimesed väga kaugelt käivad. Üks pere käib, mitu pere käib Oxfordis tegelikult, aga näiteks üks Oxfordi pere ütles kohe alguses ära, et nemad ei jõua iga 2 korda kuus käia, kas nad võivad käia 1 korra kuus. Ja nendega ongi tehtud selline leping, et nemad võivadki 1 korra kuus käia ja need maksavad poole võrra vähem ka seda liikmemaksu selle tõttu. Aga mõned käivad näiteks Triin, juhatuse liige, kes on ka siin olemas, nagu ma näen, olge ta pilti poole peal. Tema käib Brightonist ja iga kord on kohal. Mina võin ka siia lisada seda, et ma omalt poolt tean, et kes käia tahavad, need tulevad kohale nii või naa, ükskõik kui kaugel nad elavad, et meil on ka, ega selles suhtes oleneb, kas minna metrooga või autoga või bussiga sinna sõita, et see nii-öelda reis kooli võib venida päris mitme tunni peale, aga kuna meil on ette antud nii-öelda kindlad koolipäevad, millal koolipäevad toimuvad selle semestri alguses, siis me teeme oma plaanid nii-öelda selle ümber, et kes tahavad tulla, need käivad. Väga tublid olete, et siis 2x6 ka oma aega ja energiat laste õpetamiseks jagate. Ja kolmas küsimus, kuna on projektide kirjutamise aeg, jäi mulle kõrvu Rednar, Annus, kas keegi oskab paar sõna selle projekti kohta ütelda, mis ta seal tegi lastega, see näidendi oma? Tegelikult tal toimus etendus Londoni Eesti majas ja siis need organiseerivad meiega ühendust, et kas me tahaksime teha, kuna me oleme lihtsalt nii lähedal. Meil on selles suhtes nüüd väga hea, et me oleme 7 minutit on kõnnida Eesti majja. Et nad kui tulevad etendusõhtul tegema laupäeva õhtul, siis nad võivad ka tulla varem koolist läbi ja teha seal ekstra impro õppida lastele. Milles me muidugi loomulikult maksime, kool maksis talle selle eest. Aga ta tegi tantse, mänge ja kas Anna-Liisa või Annika tahate sellest rääkida või Triin? Kristiin, te olite kohal seal, te võtsite osa. Kas on Eesti pärit inimene või on ta? Karin, mina võin soovitada, ma tunnen isiklikult, mina võin soovitada küll sulle. Siis ma helistan sulle pärast. Jah, Redariga oli väga vahva, sest tema oli tegelikult minu esimene teatriõpetaja, kui ma jälle Eestis elasin naljakal kombel. Aga ta tegi selliseid kujutlusvõime mänge, ta on leidis väga hea klapi lastega ja oli hästi põnev ja tegime seda nähtamatut kinki, et kus pidi see kingisaaja pidi ütlema, mis see kink on, mis nad saavad ja Dante, kes meil oli seal kõige nooremas klassis, ta oli nii õnnelik, ta naeratas nagu oleks päris kingi saanud, see, kuidas need lapsed läksid sellega kaasa, see oli väga vahva. Et väga vahva oli Rednariga see impro katsetus. Aitäh teile ja jõudu Londonisse kõigile õpetajatele.
aitäh, väga vahva oli. Sellepärast, et alati on nende teatritega ja nende etendustega, kui Karin, sa oled kuuldel ka, et on mitu näitlejat ja kõik, aga mina soovitan ka soojalt Rednar, ta saab väga ruttu lastega klapi. Jep. Ja me soovitame teda kaota, et temaga oli tõesti väga mõnus. Kas enne käis lause läbi, et lapsed, kes ei käi Eesti koolis, tulid jõulupeole, kas neid lapsi on Londoni peal palju, keda te teate, et on, aga koolini ei jõua või on üksikud? No mina ise tean kuskil 10 last, kes võiksid käia koolis, aga kellele vanematel on võib-olla on liiga kaugele sõita, liiga raske sõita, kel on teised plaanid, kes laupäevati käivad sporditrennis või ujumas või on neil mingid muud ettevõtmised. Mina teen kuskil 10 last, aga meil on loomulikult Londonis on meil mitu Eesti kooli, meil on ka veel keelekindlus, mis on vanematele lastele. Ja seda mõtlesin. Ja. Aga meie koolis käivad niimoodi, et praegu on kõige vanem laps on 12-aastane minu meelest. Ja meie vanemas klassis, 3. klassis käivad on lapsed 9-12-aastased. Ja ma ei näe, et nad kuskile kaduma hakkavad ja mulle tundub, et meil see vanem klass läheb iga aasta lapsed jäävad aina vanemaks vist selles klassis. Eks näe, kui kaua nad ikka edasi käivad. Aga mulle tundub küll, et see klass võib edasi minna. Üsna mitu aastat veel. Kas teil seda probleemi ei ole, et pühapäeval on lastel näiteks nagu teised tegevused? Meil on pühapäeviti kool ka 2 korda kuus ja me oleme selle probleemi taga, et teatud võistlused, asjad, et lapsed, kes käivad, need käivad ka igal pool. Ja siis on teatud võistlused on ikkagi niimoodi, et eriti kevadperioodil kipub see külastatavus vähemaks jääma, kuna kõik võistlused on täpselt samal ajal, millal meil on kool. Ja see on meil küll ka probleem, sellepärast, et meil üks poiss käis ja talle hästi meeldib jalgpall ja tal on laupäevati tavaliselt jalgpallivõistlused. Nii et see on küll probleem ja mõned ei saagi sellepärast käia, et neil on teised võistlused ja teised huvid. See on küll probleemiks, jah. Aga meil Chicagos ikkagi tegelikult on niimoodi, et meil on ikkagi aastamaks ja see natukene sunnib neid kohal käima, et mitte nii, et ma üle ühe korra käin, et nii raske on planeerida, et millal nad siis käivad. Et selles mõttes meil ei ole niimoodi, et saab pool aastat maksta, aga siis käib pool aastat kõik need iga teine nädalavahetus, et ei ole nii, et tuleb siis, kui sobib, et see õpetajatel on ettevalmistus ja materjalid on raske ette arvestada. Et selles mõttes meil niisugused väga kaugelt tulejaid ei ole eraldi tehtud. No jah. Siiski on tegelikult, kui ma ütleksin Chicago kohta veel natuke juurde, et mõned lapsed, kes on alustanud meie koolist, aga on ära kolinud näiteks Ohiosse, aga ikkagi, kui nad tulevad Chicagot külastama, siis ja meil on samal päeval kool, siis nad ikkagi, me oleme lubanud neil koolist ikkagi osa võtta, kuna nad on osa meist olnud juba, kui nad elasid siin. Et sellised on ja nüüd alles hiljaaeg oli veel üks lapsevanem, kes käib laagris, ütleme veel päris kaugelt, 13 tunni kauguselt ütles, nad tulevad Chicagot külastama, et kas sellel pühapäeval on kool, aga kahjuks ei olnud, et selliseid ikkagi, on selliseid üksikuid, aga reeglina jah, ei ole. Me nagu tahaksime ette teada, sest materjalid on ju vaja ette valmistada ja tunnid on vaja läbi viia ja see on lisakulu, ütleme. Ja meil õpetajad on nii tubli, nad alati valmistavad tunnid ette. Ja klassid pole päris tühjad olnud kunagi, nii et... Meil ka tühjad ei ole, aga selles mõttes, et lihtsalt, et mõned asjad on näiteks, kui sa teed mingisugused käsitöö asju, sa nagu muretsed valmis, et sa ei hakka ju lisa ostma, et kui sa tead õpilaste arvu, et selles mõttes. Seda küll, jah. Ja ütleme, töölehed töövihikutega ei ole nii, et töölehed prindid ka välja, kaua sa need siis prindid. Kui sul 8 lapsest 3 tuleb kohale, siis tassid seda paberit. Nii et selles mõttes. Ja ma arvan, et Annika oskab selle kohta kindlasti rohkem ütelda, sest siis sina oled see, kes alati väga palju asju ette valmistab ja kohale toob. Minul oleks ka küsimus, mina olen ka Chicago Eesti koolis
ja ma veel kord ka Külni või kes Eesti kooli esindaja kiitis teie kooli neid ruume ja seda saali ja muusikatunni klassi. Ma samamoodi kiidan seda, see on ikka fantastiline. Et kui palju teil koolis nagu lapsi on, nagu registreeritud lapsi? No kuskil koos mudilastega kuskil 60 last. Wow, päris suur. Nimekirjas, aga kõike käib, meil on praegu Londonis on sellised transpordiprobleemid. Laupäeval ei töötanud peaaegu ükski liin korralikult, metrooliin. Et selles suhtes on väga raske nende. Ma tean, inimesed katsusid laupäeval kohale tulla, jätsid poole tee peal, keerasid ringi ja sõitsid tagasi. Et meil on väga raske praegu, kogu Londoni infrastruktuur on kokku kukkumas minu meelest kahjuks. Oi. Ja aga 60 last on ikkagi väga suur number, väga ilus number. Kui palju muidu nagu Londonis eestlasi üldse on? Nagu, kas on mingi number, kas või midagi ümardada, midagi öelda, nagu, kui palju on Eesti inimesi elab Londonis? Ma mõtled pensionäre ka, Margit või? No ma mõtlen ja üleüldiselt, nagu meil, kui ikka küsitakse Chicago kandis, kui palju on eestlasi. Et meil mitte on neid. 800 siin, eks ole, et selles mõttes, et ja koolis on, ma ei tea, palju majja kirjas on. No sel aastal on meil 32 last nimekirja. Jah, 34 last, aga 32 ütleme käib kohal. Aga ikka ka jälle üks kord üks, teine kord teine, kolmas kord kolmas puudu. Nii et nagu kahjuks on need, et need lapsed, kes käivad, need käivad igal pool ja kes ei käi, need on kodused. Nii et peame jagama siis nende teatud teiste ringidega. Midagi teha ei ole. No eks ta ole ja, aga tegelikult on meil ju siin kandis palju rohkem Eesti lapsi, kes ei käi üldse Eesti koolis just sellel põhjusel, et neil on nii palju igasuguseid muid peale kooli hobisid ja sporte ja tegemisi või siis lihtsalt vanemad ei soovi sõidutada, nagu, et see on ka, sest me oleme linnast väljas, äärelinnas selles mõttes ja meile bussiga ega rongiga ei saa, et kõik ikka peavad autoga kohale tulema. Ma tahtsin veel küsida, et see Londoni see Eesti kool, tere Triin, muideks sulle ka, et ma muidu ei ole sind näinud üldse seal. Triinuga me oleme ühes kohas üles kasvanud. Aga ma tahtsin küsida, et teil on, nagu ma saan aru, et on seal Londoni Eesti koolis on, kui vanad lapsed siis, kuni 12 ja siis need vanemad lapsed käivad kuskil mujal teil koos või? Meil on kõige vanem laps on minust 12-aastane praegu, jah. Aga kuidas siis need 12 pluss käivad siis Eesti majas, saavad mingit teist koolitust või need ei käigi teil? Teine organisatsioon on keelekindlus ja nemad tegelevad, tegelikult nendel hakkab peale juba 8+. Nii et kui kolmanda klassi lapsed tahaksid, nad võiksid kõik keelekindlusesse vanuse poolest üle minna, aga nad on siiamaani ikka koolis käinud. Ei, ma just mõtlesin, et enne mainisite, siis ma ei saanudki aru, et kuidas teil see on, aga ja, teil on fantastilised tingimused, seal nii tore on näha. Ma näen teie pilte ka sealt Facebookist, et toimetate nii armas on. Ma võin omalt poolt lisada, et keelekindlus on, neil on natukene teistmoodi õpetamisformaat kui Eesti koolil. Nad on väga-väga super organisatsioon. Nad tegid esitluse, päris pika esitluse seal Pariisis emakeelepäevade ajal, kes on rohkem suunatud teismelistele lastele ja neil on lihtsalt teistsugune formaat, aga nad õpetavad eesti keelt. Väga super organisatsioon, nii et osad lapsed võivad isegi, kui nad tahaksid, nad võiksid käia mõlemas koolis, sest me tunnid ei toimu ühel ajal. Ja mitte ühel päeval, neil toimub pühapäeviti, meil on laupäeviti. Ja nendel toimub korra kuus, meil toimub 2 korda kuus. Ja neil on formaat on lihtsalt teine, nad teevad palju arvuti kaudu Zoomi koolitusi ja kohal võib-olla käiakse harvem kui Eesti kool, neil ei ole eraldi ruume renditud. Nagu Eesti majas. Aga kui palju neil lapsi on, kes siis registreeritud on, ei oska öelda? Ma mõtlen keelekindlusel. Annika, kas sa tead, et sinu lapsed käivad seal? Ma ei tea, palju täpselt registreeritud on, aga kui me kokku saame, siis meil palju ei ole seal. Lapsi on umbes nii 5-7 ainult.
No meie kogemused on näidanud, et ega Zoomi koolitust nagu ei taheta väga, sellepärast, et rohkem tahetakse ikka kohal käia. jah. Ja veel vanemad lapsed, neile meeldibki Eesti koolis käia, et nad saavad seal füüsiliselt ise kohal olla. Nad saavad seal ise kohal olla, seda näidati meile Pariisi emakeelepäevadel, see oli tõesti väga vahva, aga need kokakursused või meile neid slaide ja pilte näidati ja mis nad esitlesid, need olid tõesti väga vahvad ja kaasakiskuvad ja täpselt samuti need vanused olid seal juba, ühesõnaga nad olid sellest vanusest välja kasvanud ja nad ikkagi käisid seal koos, sellest ma sain aru, et see oli, aga see foorum oli natuke suurem, see oli ka väga vahva töö, kes õpetab eesti keelt, kes õpetab seal kokakunsti. Mul oleks veel küsimus Londoni Eesti koolile, et mitu tundi te laupäeval siis koos olete ja mis nagu tunnid teil on ja nagu mismoodi see täpselt seal, kas on käsitöö või eesti keel muusika, mismoodi see käib teil seal? Meil on niimoodi, et meil on 3 klassi ja 3 erinevat tundi. Niimoodi, et esimene klass alustab eesti keelega, siis ta läheb edasi muusikatundi ja siis tal viimane tund on kunstitund. Ja teine klass alustab muusikatunniga, siis ta läheb kunstitundi ja siis viimane tund on eesti keel. Ja 3. klass alustab kunstitunniga, siis ta läheb eesti keele tund ja viimane tund on muusikatund. Õpetajatel on kõikidel omad ruumid, nemad on omades ruumides, nemad ei liigu ja lapsed liiguvad ühest ruumist teise. Ja meil on väga tore juhatus sel aastal, meil on 6 juhatuse liiget ja siis juhatuse liikmed on alati abiks selleks, et liigutada neid lapsi erinevaid klasse erinevate ruumide vahel, et nad kaotsi ei läheks. Et vahetööd, siis kui üks tund lõpeb, siis iga juhatuse liige teab, millise klassiga ta tegeleb, siis ta alati on kohal, ta viib need lapsed ühest ruumist teise ja hoiavad neil nagu silma peal. Meil Chicago Eesti kool on sama, aga meil ei ole nii palju juhatuse liikmeid, me loodaks, et meil oleks, aga me õpetajad juhatame ja õpetame ja teeme kõike. Nii, Maie, aitäh teile. Ma tahaksin veel küsida tegelikult Londoni Eesti kooli käest seda, et juhatuse liikmed, mis on nagu juhatuse liikme ülesanded teie koolis, sest see osa on meil puudu, muidu me sarnaneme teiega tundides ja täpselt samad tunnid ja 3 tundi ja nii edasi, aga just, et missugused ülesanded on juhatuse liikmetel? Meie organiseerime, praegu siin on Annika on ka õpetaja, tema on ka juhatuses, aga tema on ka ainuke õpetaja, kes on praegu juhatuses. Peale see on Triin on veel siin ja Kristiin on siin, kes on juhatuses. Kui juhatus kogu aeg organiseerib seda ja meil on inglise, siis meil on siin see on charity, ta on vabatahtlik organisatsioon, mis tähendab ükski juhatuse liige ei tohi pennigi rahalist kasumit saada selle töö eest, nii et me ei saa, see on täielik vabatahtlik töö. Aga me organiseerime näiteks neid kooliruume, kui mingi õpetaja ei saa tulla, siis organiseerime, milline õpetaja üle võtab. Me vaatame, et ruumid oleksid korras, et kõik jääks, tavaliselt on juhatuse liikmed on alguses kohal ja kõigil lõpuks lähevad nendest ruumidest ära, vaatavad, kõik on korda jäänud. Kogu vastutus on organiseerimise eest on nende vabatahtlike juhatuse liikmete õlul. Aga meil on õpetajatega muidugi loomulikult väga hea koostöö, nii et me aitame nii palju, kui me saame neid õpetajaid, et õpetajatel tunnid väga hästi sujuksid. Mõned juhatuse liikmed on näiteks, kui ma käisin laupäeval näiteks Triin, kas Triin on veel kuskil olemas, tema teeb isegi kohvi ja viib õpetajatele kohvi näiteks, sest õpetajad ei saa tundide vahele ei saa kohvi käia joomas. Triin teeb õpetajatele kohvi vahetundide ajal. Ja siis me lahti silma peal ja vaatame, et kõik oleks turvaline. Juhatuse liikmed on ise lapsevanemad, nii et meie lapsed on seal koolis, see on meie huvides, et see kool edasi käiks ja toimiks, et selles suhtes kõige suurem tänu muidugi süsteemile organiseerimine, kõik on Elina õlul, et noh. Tegelikult ei ole, ammu enam kõik minu kõlul. Et põhimõtteliselt te küsite, et kes need juhatuse liikmed on ja mida nad teevad, et juhatuse liikmed on lapsevanemad, kõik on nii-öelda vabatahtlikkuse alusel toimib.
aitäh, see on väga meeldiv tegelikult, meil on see kõik, seesama on kõik veel õpetajate õlgadel ja siis ongi see, et kui hommikul lähed, pühapäeva hommikul jõuad esimesena kooli, siis hakkad seal organiseerima, kas ruumid on valmis, säed endal ruumid valmis, vaatad õppematerjalid ja siis vahepeal vahetundide ajal vaatad, et lapsed kuskil õue veel ära ka ei kaoks. Nii et lapsevanemad on meil kahjuks see passiivne osa, et selles osas me peame vist nüüd hakkama kasvatama oma lapsevanemaid. Aitäh teile hea kogemuse eest! Chicago Eesti koolil on tegelikult see ka, et me ei saa öelda, et lapsevanemad ei ole väga osad, sest tunnid toimuvad Eesti majas ja siis sellel pühapäeval on lõunasöögid ja lapsevanemad tavaliselt teevad tervele kooliperele ja kõikidele teistele, kes soovivad sööma tulla, söögid valmis. Et selles mõttes kõik saavad õpetada sooja toiduga supp, praad ja magustoit. Nii et ja see on toetuseks Eesti majale. See sissetulek läheb otse Eesti majale, et seda küll ja seal on nagu mõned ja lapsevanemad nagu registreeritud lapsevanemad siis igaks koolipäevaks. Aga nüüd, et veel Chicago Eesti koolist rääkida, siis ma kasutan juhust ja räägin veel kord meie emakeelepäevadest, mis toimuvad mai lõpus ja palun me kindlasti hakata registreerima ja ka kes veel ei ole seda teinud, palun pange ennast kirja registreerimislehele, sellepärast et Ameerika, tähendab USA, Eesti koolide õpetajatele maksab koolituse kinni Eesti üliõpilaste toetusfond USA-s ja tegelikult see 4 päeva sellise koolituse osavõtumaks, mis on $150, see on täiesti naeruväärne, nii et ma panen veel kord kõigile südamele, kes täna siin on ja kuulevad, et palun tehke ka Chicago enda õpetajad, palun tehke registreerimine ära, sellepärast et me teaksime arvestada. Ja me ootame külalisi ka mujal. Veel on samas ka oht see, et aprillis lõpeb ka hotelli eelregistreerimine. Nii et meil esialgu on ainult üks hotell soovitusega kirja pandud, et me teaksime, kui on tõepoolest vaja veel hotellikohti juurde, siis me oskaksime otsida teist hotelli, kuna tegemist on ikkagi pika nädalavahetusega, see tähendab, et esmaspäev on vaba päev. Siis hotellid võivad täis olla ja kiiremas korras ikkagi palume ennast registreerida. Veel kord tahan teile südamele panna, et Heidi on teinud väga suure töö ja pannud kokku väga huvitava programmi, väga huvitava teatriga, mis on Must rastas ja Eesti teatril auhindade galal sai Must rasta mees osatäitja parima meesnäitleja tiitli, nii et meil on mida vaadata, kuhu tulla, samas laupäeva õhtul väga võrratu kontsert ja kõik need loengud, mis on, need on ikkagi väga arendavad, et kus me saame sellist, et kui te lähete Eesti ja võtate ainult ühe ainsa loengu, te maksate ka esiteks palju rohkem ja me tõesti ootame teid, sellepärast et viimane õppepäev oli ju circa 10 aastat tagasi Ameerikas, nii et ma loodan ikkagi, et osavõtjaid tuleb. Ma tahtsin öelda, et miks Maie ütles, et pühad on Ameerikas tähistatakse Memorial nädalavahetust ja siis on esmaspäev vaba päev. Pikk nädalavahetus. Kõik inimesed reisivad ja lähevad puhkama kuskil, et sellepärast ongi siin nagu niisugune rohkem rahvaliikumist. Meil on siin neid pühasid päris palju, nii et see koolitus ongi niisugusel nädalavahetusel. Nojah, aga muidu ei oleks saanud nii pikka koolitust teha, et see on ka sellega. Kõik väljaspoolt Ameerikat ei tähista seda, sellepärast nad ei tea, mis see tähendab vaba esmaspäev ja pühad. Selles mõttes. Selles suhtes, jah. Maie, tervitused veel kord Kölni Eesti koolist. Väga tore, et teil ka
sealpool lompi, nagu öeldakse Saksamaal, selline üritus toimub. Meil on kõik ju siin maja ees olnud Londonis, Hollandis ja Brüsselis ja Luksemburgis, et Saksamaalt oli hea kerge minna. Te olete nüüd nii kaugel, et sinna ei jaksa. Kas teil tehakse ka mingi videosalvestus koolitustest või näidendist või midagi, mida saab pärast jagada või sellist asja ei ole? Esialgu me ei ole plaaninud videosalvestust teha. Kindlasti me salvestame need loengud ja asjad, aga kui palju me tohime seda nüüd edasi näidata, see sõltub nüüd meie lektoritest ja sõltub teatrit, kas me tohime, ma ei ole kindel, sellepärast, et eks siin on need, ma ei usu ka mitte sellepärast, et siin on ikkagi autoriõigused ja need on peal, et me ei tohi seda tõenäoliselt ilma nende loata jagada, aga ka teisest küljest on see, et eks lektorid peavad ka ise otsustama, kui palju nad nüüd nii avalikult tahavad seda ilma osavõtuta jagada, see on nüüd Eesti Instituudi rida ilmselt. Ma praegu on niimoodi küll, et me oleme planeerinud, nii nagu Pariisiski põhimõtteliselt, et kes on kohal, see on kohal. Aga jah, kui teil on küsimusi, vabalt saab nii nagu selle sündmuse kohta kui ka kõikide teiste kohta, mis on Chicagos, küsida Maielt või Liivikalt, keda te vist ei tunne. Ja muidugi minu käest, et ma vastan operatiivselt. Ja ma ei tea, kas teil on nüüd veel küsimusi millegi muu kohta, kas projektitaotluse kohta või loovkonkursi kohta noortele või laagri kohta või teiste koolituste või aasta aruande, ehk et neid asju on õhus praegu päris palju. Et kui on, siis ma meelsasti vastan, kui midagi on segast. Ja kui ei ole, siis saab alati meili saata, kui on vaja lisainfot. Tundub, et hetkel on kõik selge. Ehk et jälgige siis ikka Välekit ja Eesti koolide listi. Kui midagi uut on, et siis ma sinna läkitan. Ja aitäh kõigile esinejatele ja kuulajatele ja kohtume jälle aprillis. Aitäh. Nägemist. Aitäh sulle, Liivi. Aitäh sulle. Nägemist. Kõike head, aitäh.